Tere! Mina olen Karl Fotoklassist. Täna räägime, kuidas haridustehnoloogina valmistada virtuaalreaalsusseadmeid ette tundideks ning mis on parimad praktikad seadmepargi haldamise juures. Teiste videode kohta leiate infot meie õpetajate portaalist. See video on jaotatud 3 peatükiks, milleks on seadmete valmispanek VR-tunniks, seadmete ülevaatamine peale tundi ning 3. on üldine hooldamine. Fotoklassi portaalis olev kirjalik osa on oma sisult väga sarnane sellele videole. Video sisukord on leitav videokirjeldusest YouTube'is või liikudes hiirekursoriga mööda videootsingu riba. Enne seadmete üleandmist õpetajale veenduge, et kasutusele minevad seadmed on laetud. Aku laetuse tagamiseks soovitame seadmed peale igat kasutuskorda täis laadida ning seejärel välja lülitada. Juhul kui te pole seadme laetuses kindel, võite ühendada selle laadijaga ning vaadata, kas seade lülitab sisse rohelise või oranži tule. Oranž tuli tähistab seda, et seade laeb, roheline tähistab seda, et aku on täis. Aga kui seadmel põleb töötades või laadides punane tuli, tähendab see seda, et akut on alles vähem kui 10%. Kõige lihtsam on vaadata seadme laetust virtuaalreaalsuses. Selleks on vaja seade pähe panna ning võtta kätte üks pult. Alustame koduekraanilt. Seadme kiirsätted leiame peamenüü paremast alumisest nurgast, pealkirjaga Quick Settings. Sihime puldiga ruudule ja vajutame päästikut. Avanenud menüü ülemisest nurgast näeme seadme akutaset, mis meie näite puhul on vaid 10%. Samuti näeme, et üks pultidest saab kohe tühjaks. Sellise seadmega kohe kindlasti tundi ei oleks mõistlik minna. Kõige lihtsam on seadme laetust kontrollida virtuaalreaalsuses. Selleks pane seade pähe ja võimalusele võtta kätte ka üks pult. Seadme avaekraani alumises servas kuvatakse seadme akuprotsent ning selle kõrvaga pultide akutasemed. Pultide akutase on kuvatud vertikaalsete joontena. Mida rohkem joon täitunud on, seda rohkem on puldil akut. Järgnevalt vaatame üle, kuidas seadet ühendada Wi-Fi võrku või kontrollida, kas on ühendatud õige Wi-Fi võrguga. Avaekraanil on näha kiirsätetes ka Wi-Fi ikoon akulaetuse ikooni kõrval. Hetkeseisuga on see ikoon sees tühi, mis tähendab seda, et Wi-Fi on hetkel välja lülitatud. Wi-Fi sisse lülitamiseks klõpsame kiirsätete ruudule ning läheme Wi-Fi sätetesse. Klõpsame Wi-Fi paneelile ning lülitame suurt sinist lülitit Wi-Fi sätete keskel. Küll aga mainin siin, et videost on näha musta ekraani, kuna Oculus blokeerib Wi-Fi akna salvestamise turvalisuse huvides. Nüüd me näeme, et Wi-Fi ikoon muutus halliks. See tähendab seda, et Wi-Fi on küll sisse lülitatud, kuid hetkel pole seade ühegi võrguga ühendatud. Wi-Fi võrguga ühendamiseks klõpsame taas lahti kiirsätted. Kiirsätete menüüst valime taas Wi-Fi paneeli. Nüüd, kuna Wi-Fi on sisse lülitatud, kuvatakse lisaks sisse-välja lülitusnupu kõrval ka see erinevaid Wi-Fi võrke, mis seadme ulatuses on. Valime enda äranägemise järgi sobiva Wi-Fi võrgu, vajadusel kirjutame sisse Wi-Fi parooli ning vajutame OK-d. Kui Wi-Fi'ga ühendumine õnnestus, siis kuvatakse Wi-Fi ikoon valgena. Samuti, kui vaatate uuesti kiirsätetesse, näete, et Wi-Fi paneelis on alla vasakusse nurka kirjutatud ka võrgu nimi, millega seade nüüd ühendatud on. Kuna osad rakendused vajavad võrguühendust, et täies mahus toimida, kontrollige üle Wi-Fi võrgu tugevus neis klassides, kus plaanite VR-seadmeid hakata kasutama. Järgnevalt vaatame, kuidas seadet Wi-Fi võrku ühendada. Wi-Fi sätted leiame koduekraani alumisest servast. Klõpsame Wi-Fi ikoonile. Avanud menüüst kuvatakse seadme ulatuses olevad Wi-Fi võrgud. Juhul, kui Wi-Fi võrk pole näha, veenduge, et Wi-Fi on sisse lülitatud. Wi-Fi't saab sisse ja välja lülitada, vajutades Wi-Fi sätete ülaosas olevat nuppu. Seejärel valige võrk, millega soovite seadet ühendada. Wi-Fi parooli sisestamisel juhime tähelepanu 2 asjale. Esiteks, klaviatuuril on kasutamiseks vaid Caps Lock nupp. Puudub tõstuklahv ehk Shift. See tähendab seda, et kui teie Wi-Fi paroolis esineb suuri tähti, veenduge, et peale nende kirjutamist lülitate klaviatuuri tagasi väikeste tähtede režiimile.
Igasuguste vigade vältimiseks soovitame lülitada välja parooli peitmise, vajutades parooli sisestusvälja kõrval olevat silmamärki. Kuna te olete virtuaalreaalsuses, siis ei näe keegi, mida te sinna lahtrisse kirjutate. Teine täht. Kui parool sisaldab kirjavahemärke, siis olge tähelepanelik. Klaviatuuri sümbolite valikus on paljudest kirjavahemärkidest 2 varianti. Üks EN tähisega ning teine ilma. Ilma tähiseta kirjavahemärk lisab märgi järgi automaatselt tühiku. Kuna Wi-Fi paroolis loevad ka tühikud, tuleb ka selle osas olla tähelepanelik. Peale parooli sisestamist vajutage lillat Connect Network nuppu. VR-tundidel on 2 peamist kuluvahendit, patareid ja puhastusvahendid. Andke tundi minevatele seadmetele kaasa antiseptik ning salvrätikud. Kui tegu on rühmatunniga, andke mitu komplekti. Samuti veenduge, et iga seadmega oleks kaasas kummagi puldi jaoks 1 varupatarei. Uurige, kas VR-seadmed said puhastatud. Vajadusel puhastage seadmed. Puhastamiseks soovitame kasutada alkoholivaba antiseptikut. Puhastamisel käige üle läätsed, näo vastu käiv seadme osa, seadme väliskülg ning puldid. Uurige, kas tunni jooksul vahetati ka välja mõni puldi patarei. Tühjad patareid võivad tekitada palju segadust, kui need jätta transpordikohvritesse. Seega, kui patareisid vahetati, veenduge, et kasutatud patareid saaks ohutult minema visatud. Soovitame seadmed peale kasutamist eelkõige välja lülitada, sest unerežiim pole kuigi efektiivne ning seade kaotab juba mõne päevaga enamuse oma laetusest. Seadmed on kõige mugavam välja lülitada, vajutades ja all hoides toite nuppu. Peale 3-sekundilist hoidmist lülitab seade end välja täpselt samamoodi, kui te seda menüüst käsitsi teeksite. Seevastu on see meetod palju kiirem, kui peate seda tegema paljude seadmetega. Nüüd, kus seadmed on välja lülitatud, pange seadmed laadima. Soovitame seadmeid mitte seinas hoida peale laadimist. Seda eelkõige põhjusel, et see võib lühendada aku eluiga. Kui kavatsete seadmeid laostada pikemaajaliselt, näiteks suve väheajaks, soovitame akud laadida kuskil 50%. See tagab akude maksimaalselt pika eluea. Rutiinset hooldamist on mõistlik alustada seadme välisülevaatamisega. Vaadata üle, kas näopadi on puhas, ega see ei ole liigselt meigine või muud moodi määrdunud, ning sealt edasi minna läätsede ülevaatamisele. Läätsede puhul kontrollige üle, kas läätsed on puhtad ja kriimuvaba. Väikeseid kriime pole seadet kasutades näha, seevastu suuremad kriimud võivad muuta ekraanipildi vigastatud kohtades udusemaks. Väiksed kriimud võivad tekkida näiteks sellest, kui seadet kasutada prillidega, kuid jätta prillikandja adapter vahele panemata. Lisaks seadme visuaalsele kontrollimisele on mõistlik aeg-ajalt ka uurida seadme üldist tehnilist toimimist. Kas kõik nupud pultile toimivad? Kas seade näeb pilte ja oskab ümbrust jälgida? Kasulik allikas selle info jaoks on VR-tunde läbi viinud õpetaja. Alati peale tunde on kasulik küsida, et kas kõik läks sujuvalt ning ega kellelgi probleeme polnud. Juhul, kui mõni seade tundub kahtlane, soovitame seda ise proovida. Hea viis on kasutada mõnda VR-rakendust, kus enamus seadme funktsioone kasutuses on, näiteks fotoklassi. Täname vaatamas seda õppevideot. Vaadake ka kindlasti teisi haridustehnoloogidele suunatud videosid fotoklassi õpetajate portaalist.